Tere õhtust, tere tulemast, väga tore näha teid kõiki siin. Tere õhtust, Ingvar Villido. Ja, tere. Tere. Ja minu nimi on Aigi Vahing ja kui Ingvar andis välja oma esimese eestikeelse raamatu, see oli siinsamas 5 aastat tagasi oli esitlus, siis oli hästi palju inimesi, kes olid Ingvari esimest raamatut juba aastaid ja aastaid oodanud. Ja ma mäletan, et see autogrammi järjekord ei tahtnud kuidagi ära lõppeda. Pood pani juba uksed kinni, 3 tundi kestis autogrammide jagamine. Ingvar jagas poe ukse taga autogramme edasi. Et seekord me oleme palju paremini ette valmistunud. Väga palju raamatuid on juba allkirjastatud. Et sellega peaks seekord siis lihtsamini minema. Ja pärast eestikeelse raamatu ilmumist said Ingvari välisjärgijad lõhna ninna, et miski raamat on ilmunud ja tahtsid ka oma raamatut saada. Nii et eelmisel aastal ilmus siis ingliskeelne, täitsa uus raamat Practical Consciousness ja võeti väga soojalt vastu, ilmus Amazonis ja raamatust on juba töös. Tõlke finišis on prantsuse keel, saksa keel, hispaania keel ja raamat on ka vene ja soome keele tõlkes. Aga sellega see teekond veel ei lõppenud. Kui eestlased kuulsid, et ilmunud on miski Practical Consciousness raamat, siis kõik Eesti lugejad tahtsid ka oma Practical Consciousness raamatut ja seda sündmust me olemegi siis täna õhtul siin tähistamas, et on eestikeelse raamatu esitlus ja sel raamatul on ka tõesti juba väga hästi läinud, et kui ma saaks paari sõnaga kokku võtta, et mis on see Ingvari raamatute või tema õpetuste fenomen, siis enda kogemuse põhjal võin öelda, et kui ma 20 aastat tagasi hakkasin otsima lahendust lihtsale küsimusele, et mis mul viga on ja miks mul vahel ei ole hea olla, siis ega ma sellele vastust ei leidnud sellist lihtsat, konkreetset ja kiiret, rääkimata lahendusest. Aga nüüd on see lahendus raamatus olemas, väga inseneerlikul, ingvarlikul moel kirja pandud ja kõik võivad sellest lahendusest osa saada ja ma tean, et autor ei soovi lugejaid pärast raamatu lugemist ja läbitöötamist üksi jätta, sest see on praktiline käsiraamat. Nii et kui kellelgi on soovi, siis toimub kohtumine autoriga suve lõpus 15. august online'is, kui sa soovid ennast sinna kirja panna, siis Ingvar Villido eestikeelsel kodulehel saab seda teha ja kõik küsimused, mis tekivad lugemisel, praktiseerimisel võib siis autorile esitada pärast ka. Aga rohkem ma siin sissejuhatusega kinni ei peaks. Aitäh, Merit, et sa oled tulnud Ingvarit intervjueerima. Merit on ise ka autor ja festivalide korraldaja ja vaatame siis, kuidas see raamat ja kaante vahele sai ja mida see raamat sisaldab. Ja aitäh kõigile, et tulite kuulama. Mina ise lugesin selle raamatu läbi koos oma mehega 70 lehekülge päevas. Edenes see kenasti ja võtsime selle täitsa kasutusse siis igapäevaelus ka. Ingvar, palun ütle, mis on praktiline teadvus, mis on praktilise teadvuse kasutamine? Aitäh teile kõigile tulemast. Ka minu poolt veel kord enne pistis Aigi mulle niimoodi nina alla, et mul ütlesin midagi kiiresti, aga mul on hea meel, et näha siin. Ja siin on ka siin väga hea meel näha. On teil ka hea meel Meritit näha siin? Muidugi, ma räägin. Mis on praktiline teadvus? See on nii keeruline küsimus, et isegi teadus pole leidnud veel sellele vastust, mis asi on teadvus ja kus ta asub ja nii edasi. Ja sa tahad minult teada seda vastust. Ma annan selle vastuse. See ei ole väga teaduslik, aga seest väga igapäevane. Kas kõik teavad, mida tähendab minestanud meelemärkuseta? Teavad, jah? Osad ei nooguta üldse. No ma usun, te kõik teate, mis see on. Ehk kui sa ei ole praegu minestanud, siis sa oled teadvel. Ja see, mis sind teadvel praegu hoiab, ongi teadvus. Piisas. Täpne. Ja mis on selle praktiline kasutamine? Praktiline kasutamine tähendab seda, et ma tean, et mul on see teadvus. Mitte ei mõtle, vaid tean. Ehk ma teadvustan seda. Ja kui sa seda teadvustad, siis sa avastad, et sa pole mõte, sa pole emotsioon, sa pole midagi muud, ettekujutus ega meenutus, vaid sa avastad, et see on vaikus. Mitte, et sa lood mingi vaikuse, vaid sa avastad, et see ongi vaikus, nagu päriselt.
ja kui sa hakkad seda siis kasutama igapäevases elus, siis sa saad aru, et sa tegelikult ei tea mitte midagi elust. Sõna otseses mõttes. Sa võid avastada, et see, mida sa elust tead, on kõik sinu mõtetesse üles kirjutatud. Nii et siit algab tegelikult päris uus selline nagu lehekülg elus. Tundmatu, aga erinevus tavalise osaga on siin see, et sa avastad, et nüüd oled sina tulnud lava peale, elu lava peale, mõtete asemele. Mina nimetan seda tõeliseks minaks. Ja seda võib vabalt nimetada nii nagu seda nii-öelda vaimsetes sfäärides või raamatutes kirjutatakse, et see on uuesti sünd. See on otses mõttes. See annab inimesele täiesti teise mõõtme. Ma ütleksin inimväärika mõõtme. Seda polegi vähe. Ja kõlab imeliselt. Mul ülejärgmine küsimus ongi, mis on see Human 2.0? Mis on siis üks mõiste, mis sellest raamatust läbi jookseb ja millele sa praegu ka siis viitasid? See on selline termin, kõik teavad, mis on see upgrade ja arvutite uuendamine, eks ole, uued programmid ja nii edasi, et sinna tavaliselt pannakse punkt 2, 3 ja nii edasi, eks ole. Ja me mõtlesime aastaid tagasi, et kuidas illustreerida inimese kasvu või muutust, mis temaga toimub. Kuidas illustreerida seda osa inimesest, mis on igal inimesel praktiliselt iga hetk kasutuses, aga nii-öelda ballastina. Ehk mitte praktilises kasutuses, vaid lihtsalt olemasolevana. Ja mis illustreeriks siis seda erinevust nii-öelda mõtleva ja emotsioneeriva inimese vahel. Ja siis tänu sellele, et need tehnoloogiad olid juba välja töötatud, kuidas avastada, kes sa tõeliselt oled ja rajada oma elu täiesti uuele tasandile. Mõtlesime me, et me nimetame selle Human 2.0-iks. See on siis nagu inimene, kes ei ole läbi teinud mingisugust vaimset muutust, ma ei tea, mida kõik inimesed teevad selles vallas, vaid ta on asetanud ennast natukene ümber. Keskendumisest mõtlemisele ja emotsioonidele hoopis enese olemasolule. Ma igaks juhuks küsin, kas te olete olemas? Väga rumal küsimus. Aga vahest on vaja küsida, aga kuidas sa tead, et sa oled olemas? Siis vahest öeldakse, ma mõtlen, see peaks ma olemas. Aga kui su mõtted peas ei ole, kas sa oled siis endiselt olemas? Ja siit hakkabki lahti kooruma üks müsteerium, mis on sinu igapäevane kaaslane. Sellest me räägingi. Ja kui sa siis asud siis oma tõelise mina kasutusse või hakkad seda kasutama, siis see ongi nagu uuesti sünd. Ja see ongi Human 2.0, kui sa ikka jääd sellesse püsima. See on iga inimese jaoks on see revolutsioon tegelikult. Praktiline revolutsioon. Mitte evolutsioon enam, see oli igaaeglane. Ja paljuski see raamat ongi sellest, kuidas siis neid takistusi eest koristada, et jõuda sinna Human 2.0. Ja suurim takistus on emotsioonid. Võtan üle või tahad küsida? Jah, sa võid rääkida, mis mõtteid juba tuli. Jaa, no ma ei tea, ma pean rääkima, sest ma kui õpetan inimesi, eks ole, ja ma usun, et kui ma küsin teie käest mõned küsimused, mida ma väga sagedasti küsin saalis inimeste käest, kes on tulnud õppima, et 30 aastat on pikka aeg ikka, eks ole, et õpetada inimesi. On ju? Ma küsin nende käest ühe hästi lihtsalt küsimuse. Kui sa keskendud enda probleemile, ükskõik missugune see ka ei oleks. Kas teie saate praegu vaadata korraks, mis probleemid sul on? Ükskõik endaga või sinu teise vahele. Seda on hea läbida. Ma ei palu teilt oma probleeme kommenteerida, lihtsalt meenuta.
On jah. Ja nüüd pane tähele, et sinu probleemis on 2 asja. Üks on mentaalsus ehk mõtted, mida sa mõtled selle probleemi kohta. Ja teine komponent on see, mida sa tunned selle kohta. See, mida sa tunned, on emotsioon. Kui sa oletame, et võtad selle raamatu, loed läbi, kuidas sellest emotsioonist lahti saada ja saadki lahti, siis kujuta praegu ette, et sa vaatad enda probleemi, aga sul ei ole seda tunnet selle probleemi kohta. Mis su probleemist saab? Poole väiksem. Või pole üldse. Kui sa niimoodi vaatad, ma kasutan ainult loogikat, eks ole, siis sa võid avastada, sinu probleem kas lakkab täiesti olemast või on ainult informatiivne. Ehk mõte ilma emotsioonita, selleta, mida sa tunned probleemi suhtes, on neutraalne. Seetõttu ütleme alati, et sinu kõige suurem probleem ei ole see, mida sa mõtled, nii nagu on kõik õpetatud, vaid on see, mida sa tunned millegi kohta. Enda kohta, kellegi teise kohta, üldse millegi kohta. Ja seda oleks vaja väga kõvasti tegelikult revideerida seda osa, sest see, mida sa tunned, on automaatne protsess, automatismid, puhas psüühika. Ja sellest on võimalik iseseisvalt lahti saada, sellest see raamat suures osas räägib. Ja toredatest järgmistest etappidest ka, näiteks kuidas nautida sisemist vaikust, ma ootasin seda peatükki väga. Aga jaa, emotsioonid on see suur osa, mis tuleb läbi töötada, läbi kahlata, enne kui sinna ilusasse kohta välja jõuda. Ja sa ütled, et 99% inimsoost on emotsioonisõltlased. Sellest rääkis ka eelmine. See on muuseas teaduslik arusaamine, teadus ütleb, et see on fakt. Ma lihtsalt kinnitan seda, sest kui ma küsin näiteks mitte sinu kohta või sinu lähedaste kohta, nende probleemide kohta vahest ikka tuleb, eks ole, või kolleegid või sõbrad või ma ei tea, võta või sõda näiteks, eks ole, mis praegu käib. Igal pool on põhjuseks emotsioonid. Igal pool. Nii et see on globaalne probleem. Ja kui puudutada korraks sotsiaalset süsteemi, mis te arvate, palju Eesti sotsiaalne süsteem raha nõuab iga aasta? Ja kõik emotsioonide pärast. Sa mõtled, et suurem osa haigusi on emotsionaalse tagapõhjaga selles mõttes? Või? Võta öeldakse, et võib ennast haigeks mõelda. See on valesti öeldud tegelikult, ennast võib haigeks tunda. Kui sa oled iga krooniliselt mossis kogu aeg, kuskilt peab järgi andma. Kui sa oled krooniliselt depressiivne, kuskilt annab ju järgi. Kui sa oled kogu aeg vihane ja surud viha alla, kuule, midagi läheb katki seest ju. Nii et mina ütleksin niimoodi, et väga suur osa haiguseid on psühhofüüsilised. Psühho tähendab, et sul on emotsioonid ja füüsisega siis on nagu ühel pool, nagu öeldakse, füüsis kannatab tegelikult sinu emotsioonide tõttu. Tuleta meelde, et mõtted on neutraalsed, ükskõik kuulud nad ka ei oleks ilma emotsioonita. Ja üks harjutus sealt raamatust ongi see, et hakata eristama oma mõtteid ja emotsioone. See tundub täiskasvanule mõnes mõttes nii lihtne küsimus, et kuidas sa saad üldse nii lihtsalt küsida ja samas see võib see võib olla päris keeruline vastata ja eristada. Jaa, ma olen sinuga täitsa päri, et ma olen samamoodi õpetatud nagu kõik teised siin saalis viibijad ja kogu inimkond, eks ole. Ja meid on õpetatud sellisel viisilt, vaata, sa oled see, mida sa peeglist näed. Mina olen see Ingvar, see näed, mina siin, eks ole. Tegelikult, kui sa vaatad oma kogemust, sa võid avastada, et see pole üldse nii. Näiteks, kui ma tunnen praegu istmiku all olevat tunnet, siis ma tunnen, et ma tunnen tunnet, aga ma ei tunne, et ma olen tunne. Kui tekivad mingid emotsioonid, siis millegipärast osad inimesed oskavad neid nii-öelda hallata siis, alla suruda ja võib-olla ignoreerida ja kuidagi kontrollida. Aga nad ei pane tähele, et nad kontrollivad midagi, mis on siin sees. See tähendab, et kui sina kontrollid midagi, mis on siin sees, kuidas sa saad olla see, mida sa kontrollid?
kas see ei ole loogiline? Ja sa paned tähele, kui sul on mingid lollid mõtted peas, eks ole. Ja siis sa võtad, mis mõttes, ja minema, seda ma ei taha mõelda. Kuidas sa saad sorteerida enda mõtteid, kui sa oled mõte? Kas teile ei tundu, et see on viide sellele, et sa oled midagi muud? Keegi, kes teab, et sul on mõte. Keegi, kes teab, et sul on emotsioonid ehk tunded. Keegi, kes teab, et sul on valu kuskil kehas. Ja kui sa hakkad niimoodi loogiliselt, empiiriliselt vaatama, sa võid avastada, sa pole see, mida sa usud. Ja siit hakkab koorma siis see sama tõde, kes sa tegelikult oled. Ja sellest me rääkisime. Vaikus ja õndsus. Aga mina sattusin su koolitusele 9 aastat tagasi ja olen siiamaani kasutan edukalt ja praktiliselt neid tehnikaid ja... See paistab muuseas su näost välja, kas paistab? On ju? Vot, aitäh sulle. Ja samamoodi tegelikult nagu sa raamatu lõpupoole soovitad aeg-ajalt mingeid osi raamatust uuesti lugeda, siis see ei ole üleliigne soovitus. Et täpselt nii ongi, et kui ka mina nüüd lugesin seda ja ka 9 aastat tagasi läbitud teemasid osaliselt, siis leidsin sealt ikka uusi ja meenutusi ja neid, mida ma olin täiesti kõrvale jätnud terveks 9 aastaks. Aga jah. Ma natukene lisan siia, et kui ma meenutan koolis käimist, kui mina koolis käisin, siis meil oli seal mingi ühiskonnaõpetus ja inimõpetus ja mingid sellised asjad. Tänapäeval on ka kindlasti koolides need olemas. Aga mis on huvitav, keegi ei räägi sinust. Kõik räägivad teistest ja sellele põhjusel ongi inimene ise jäänud iseendast arusaamisega niivõrd tahaplaanile, ka teaduses, et see on täitsa minu meelest košmaar, et kõik uuritakse nagu eemalt niimoodi. Aga kui sa hakkad uurima, et nii, mida ma enda kohta tean, siis on see sinu mälu, eks ole, need meenutused, ettekujutused, ajalugu, aga mida sa tegelikult enda kohta tead. Nii et seda õppeainet kahjuks ei ole koolides, aga ta peaks olema seal. Sest kuidas sa saad oma probleeme lahendada, kui sa arvad, mis sul siin sees toimub? Ja, kes ma olen ja kuidas endaga toime tulla? Just nimelt. Ma lisan ühe asja siia. Ma ei taha väga palju rääkida, aga... See on sinu lava. Sa avad, eks ole seda. Et vaadake, see on vahest, me käisime siin pojaga hiljuti saates, käbi ei kuku ennust kaugele. See ei olnud reklaam, aga tuleb pühapäeval vist. Ja no see võib lihtsalt põnev olla, ma isi ka pole kuulnud, eks ole. Aga seal siis saatejuht küsib väga tore inimene, et vaata, sa ikkagi tegeled nüüd emotsioonidega, aga vaatab mulle otsa, värk ja nii edasi. Ja siis ma küsin, et kuule, aga kuidas sina enda emotsioone nagu haldad, mis sa teed nendega? Siis ütleb niimoodi, et ma nagu mõtlen selle peale, et kui ma emotsioone kasutan ja näen lapse pealt, et lähen tigedalt enda peale, eks ole, et mis see lapsega teeb. Ja siis ma mõtlen, et nüüd, kui ma lähen temaga uuesti rääkima, et ma siis nagu hoian tagasi. Et ma nagu ei väljenda neid emotsioone. Ehk tegelikult seda nimetatakse kas siis tagasi hoidmine või siis alla surumine. Ja siis ma küsin ta käest, kas sa oled aru saanud, et see on üks eriline oskus? Emotsioone tagasi hoida, alla suruda. Kes oskab emotsioone alla suruda? Tõsta käed üles. Näete, kõik tõstavad 100%. See on see oskus, eks ole. Ja kui ma küsin, aga kuidas sa teed seda? Kuidas sa teed seda? Võt siis sa ilmselt jääd hätta. Mõtled valmis, et okei, et ma mõtlen selle peale ja siis see on nii pinnapealne, kuidas see mehaanika käib, kuidas sa teed seda? Ja selles raamatus on lahti kirjutatud, kuidas sa teed seda. Aga see suunis on teistsugune. Kui sa võid alla suruda emotsioone, kontrollida, miks sa võist neist vabaneda? See on lihtsalt üks väikene muutus. Väikene muutus, mille sa tood sisse ja sellest on nii palju abi. Nii et see raamat põhineb selle, mida te kõik tegelikult juba oskate teha, on te harjunud tegema. Aga natukene teistsuguse kirjeldusega, natukene on midagi juurde antud, see kõik lahti kirjutatud niimoodi, et sellest on kasu palju rohkem. Mulle väga meeldib sinu täpsus, see insenerlikkus, mida Aigi ka mainis. Ja need küsimused, mida sa küsid lugejalt minult,
mida ma ei ole endalt kunagi küsinud, just, et kuidas sa näiteks surud täpselt oma emotsioone alla, et kuidas see täpselt käib, et need on nii head küsimused, sest noh, nagu sa ise kirjutad, suurem osa kõik on alateadlik ja automaatne ja me lihtsalt allume sellele. Üks mõte, mis ma sain sinu koolituselt, mis mul silmi avas ja mis jooksis ka siit raamatust uuesti läbi, et see jutuvadin siin peas, mis on siis, kui mu suu on vait, on jätnud mulje, et see ongi mina, sest ta räägib minu nimel, et nagu mulle meeldib ja mina ei taha nii ja mina arvan sedasi ja siis ma olen hakanud arvama, et see on mina. Ja siis oli väga huvitav vaatenurk, et see ei ole mina ja sellest tekkis selline, nii nagu ei identifitseeru enam emotsioonidega, et mina olen vihane või midagi, et mul on lihtsalt huvitav tunne praegu. Et siis samamoodi ei identifitseeru enam nende mõtetega, et need on ka lihtsalt mõtted, et aitäh selle vaatenurga eest. Muidugi võtta heaks, mul on väga hea meel, et sa oled avastanud selle, sest ma tõesti olen uurinud ja purnud nii sügavalt ja nii kaua neid teemasid, need lahti, kuidas ma ütlen siis nagu lahti võttes. Mind on see huvitanud ja see on ja tänu selle, et ma tegelen ka veel joogaga, eks ole, mis on päris joogaga, ma ütleks veel kord, et seal sa ei saa lihtsalt rumal olla vähemalt selles osas, mis sinu endaga toimub. Sa pead ikkagi nagu targaks saama, aru saama, mis siin toimub. Ja minu meelest see, millest sa praegu rääkisid, on ju sulaselge tõde. Kas teie olete ka pannud tähele, et teil on mõtted peas? Olete, jah? Aga kes on see, kes on sul siin sees ja paneb tähele, et sul on mõtted? Kes see on? Mis see on? Kas mõte võib mõtted tähele panna? No kasutage loogikat natukene. See on vaja avastada. Siis sa avastad ja saad aru, et siin on keegi veel sees. Muuseas raamatu kohta. Ma küsin ühe küsimuse enda käest ise. Okei? Kui keegi tuleks ja küsiks minu käest, et no nii, said raamatu valmis, eks ole, äge värk, et topis, eks ole, nii edasi, et miks sa selle raamatu kirjutasid? Ma vastaksin umbes niimoodi, et ma ei kirjutanud seda selleks, et olla topis, vaid kirjutasin selleks, et inimesed saaksid teada, kuidas ennast paremaks teha. Sõna otses mõttes. Et mind on, kuidas ma ütlen, häirinud natukene vale sõna, aga natuke võib-olla, südamevalu on ka vale sõna, ehk ma olen tegelikult näinud või vaatan ümberringi ja ma näen, kui palju on inimestele probleeme, aga lahendusi ei ole. Ja need on nii tavalised kroonilised probleemid ja niivõrd palju erinevaid meetodeid, viise, mis kõik on suunatud sellele, et inimesed saaksid kuidagi nagu leevendust ja kergendust ja paremateks, aga need ei tööta. Nad töötavad, jälle ei tööta, töötab, jälle ei tööta. Ja siis ma vaatasin, et peaks oma avastusi leida jagama teistega, nii paljud inimestega kui võimalik, et nad saaksid enda kätte need meetodid, mis tõepoolest aitavad, mis tõepoolest töötavad. Ja selle eesmärk, võiks niimoodi öelda, on pigem selline nagu missioon, mida niivõrd raamatu läbimüük ja muus ja juurde käib, et see on natukene suurem kui. Aga kui lugeja võtaks siit ühe mõtte kaasa sellest raamatust, siis mis sa soovid, et see oleks? Ma ütleks niimoodi, et ära võta ühtegi mõtet kaasa raamatust. Tööta see raamat läbi. Siin ei ole mitte midagi üleliigset. Kõik on hästi praktiline. See raamat on niimoodi kirjutatud, et sisuliselt võiks öelda, et räägib asjadest nii nagu on. Aga väga sagedasti inimesed ei tea, kuidas asjad on. Neile tundub, et on niimoodi või nad on mõelnud, et on niimoodi või kuskilt lugenud, et on niimoodi. Aga ise väga sagedasti ei ole avastanud, kuidas tegelikult on.
nii et võiks see raamatu kohta öelda, et ta on tegelikkuse kirjeldus, mis igaühega teist toimub. Ja siin ei ole nagu paremaid osi või nagu halvemaid osi. Ta on ikkagi praktiline käsiraamat. Ja kui te lugesite abikaasaga läbi või kaasaga läbi 70 lehte päeva, siis ma arvan, et seda liiga palju. Sa olid mulle kursusel käinud, sul on see põhi all, eks ole. Aga mina soovitan lugeda see raamatut hoopis teistmoodi. Ma ise lugesin kord ühte paksu raamatut, ülikeeruline. Ja seal oli selline eeslause. Ära loe sellest raamatust mitte ühtegi lauset edasi enne, kui sa pole eelnevast lausest aru saanud. Ma pidasin sellest kinni terve selle raamatu lugemisel, läks übeaeglaselt, vahest lugesin ainult ühe lause päevas, mis see siis on, aga sellest oli nii palju kasu tegelikult ja sellest juhisest. Nii et soovitan teil ka kasutada seda. Ma panin tähele, et see oli tegelikult kuidagi või see oli eelseeditud tekst, et kuna see oli inglise keeles kirjutatud, siis eesti keelde tõlgitud, siis ilmselt sinu loetud, et ma nägin, et iga sõna oli nagu kaalul olnud ja väga-väga täpselt ja hästi läbimõeldud, et sellepärast oli seda lihtne lugeda, et ta oli hästi täpne ja ei olnud nagu ilu pärast mingeid sõnu kasutatud või jutu pikendamiseks midagi pandud. Ja see ei ole lugu, see ei ole nagu romaan, eks ole, kus sa saad mingi üldmulje ja mingid seigad ja ta on ikkagi käsiraamat. Et sa võtad, et selgeks kasutada ja sa saad tulemused. Muidugi eestikeelse raamatuga oli see lugu veel, et selle kaantevahele saamiseks läks umbes aasta, no peaaegu aasta. Ja eesti keelde tõlgituna ma vaatasin selle üle, me tegime päris palju parandusi, muudatusi, laiendusi, tähendusi, mis tähendas samas ka, et need muudatused tuli sisse viia juba olemasolevasse ingliskeelsesse raamatusse, siis tõlgitud Hispaania raamatutesse, Prantsuse raamatutesse, saksa keelde, teised veel jõudnud kaugele, ingliskeelne audioraamat oli uus teha. Nii et mõistad, et kulu on meeletult palju, aga ma pidasin seda oluliseks, et teha veel lihtsamaks, veel arusaadavamaks mõned kohad raamatus. Mis jääb meist alles ilma emotsioonideta? Ma tean, et palju on olnud seda küsimust, et kas ma siis olen robot või olen lihtsalt piiratud AI või kes ma siis olen? Ja see on selline tüüpiline küsimus, kui ma vaatan sind, eks ole, sa praktiseerid ka, ma ütlen, et sa robot oled. Minu meelest, et sa väga nagu naisterahvas ja väga sellise hea fluidumiga, eks ole. Ja kui te mind vaatate, olen ma siis kalamoodi või ma alati ütlen, kui inimesed on saalis, et kas ma olen siis kala või? No ei ole. Nii et ei ole ka AI ehk teemaks on selles raamatus nendest emotsioonidest vabanemine, mis töötavad iseseisvat ehk aktiveeruvad ise mingisugustes olukordades, mis on automaatset laadi ehk reflektoorsed. See on see sinu psüühika osa, mis ei tähenda seda, et me jääme emotsioonidest ilma. Me lihtsalt ei ole enam ohvrid, kui mingi emotsioon iseseisvalt aktiveerub. Nii et kõik läheb palju paremaks tegelikult. Neuroteadlased ütlevad, et 90 sekundit läheb emotsioonile tajusse protsess teekond läbi käia. Kui ükski mõte seda emotsiooni ei toida, siis 90 sekundiga vaibub see emotsioon. Sinu meetod on tegelikult, kui palju see nõuab päevas või meil on kõigil väga kiire? Nende meetoditega on niimoodi, et nad on nagu ülilihtsad. Aga nii ülilihtsaid asju on ülikeeruline aru saada. See on üks peamine selline probleem, eks ole. Nii kui te raamatut loete ja püüate praktiseerida, kasutada need teadmised, siis unustage keerukus ära. Kui ma küsin, kui lihtsalt sa enda emotsioone alla surud või kui keeruliselt see käib, siis võid avastada, et sa teed seda väga lihtsalt. Ja need tehnikad on täpselt samasugused. Ja kui tehnoloogia on käes ehk sa tead, mida teha mingi emotsiooni puhul, mis aktiveerub näiteks vanu aegu meenutades või vanu traumasid meenutades või ebakindlust tuleviku ees või nüüd siin samas koha peal, siis vabanemiseks läheb
4-5 sekundit maksimaalselt. Ma tulen korra selle käbi ei kuku kennust kaugele, et seal oli ka küsimus, et vabanemine emotsioonidest, mida sa mõtled selle all? See tähendab seda, et kui sa vabastad emotsiooni, automaatselt aktiveeruva emotsioon, siis seda enam ei teki nendes olukordades. Seda ei aktiveeru enam. See tähendab, et sa jääd selles olukorras rahulikuks. Ma toon ühe näite lihtsalt. Vahest inimesed tulevad ja jagavad oma kogemust ja siis tuli üks naisterahvas ja ütles, et ta oli emaga õudselt raksus, õudselt riius. No umbes niimoodi saavad kord aastas kokku, mingil tähtpäeval siis lähevad riidu ja aasta otsa isegi ei helistagi, räägi üksteisega. No siuke korralik. Ja siis ta võttis ette spetsiaalselt, hakkas vabastama siis emaga seotud emotsioone, mis üles kerkivad tavaliselt ja aktiveerida on need väga lihtne. Lihtsalt meenuta ema, meenuta olukorda, juba lähed närvi, eks ole, kuigi ema ei ole kuskil ja nii edasi, nii edasi. Need ongi need emotsioonid, millest me räägime, eks ole. Ja tegi sellega tööd ja tuli jälle see sama tähtaeg, kus nad siis pidupäev siis, eks ole, sai kokku. Ja ta ütles, et mitte ükski emotsioon, mis tavaliselt kohe tõstis karvad turri, ei kerkinud ülesse. Ja ta ütles, et ema paistis talle täiesti teistsugusena ja ema reageeris niimoodi, et ta jooksid nagu said kokku ja kallistasid teineteist. Et muutus oli toimunud ka emaga. Nii et võt, see on midagi sellist, mis on, teeb härdaks suisa. See on niivõrd nagu märkimist väärne olukorra muutus. Ja ta ei teinud midagi, ei käinud ei psühholoogi, psühhiaatri juures ja ei söönud tablette ja ma ei tea, mida veel ei mediteerinud, ta lihtsalt vabastas. Võttis ette, tegi selle puhtaks ja tulemus oli hoopis teistsugune. Ja need lugusid on hästi palju tegelikult. Väga ilus, nagu sa ütlesid, teeb härdaks. Sinu meetodi keskmes on tunnetada oma kehas pinget keskteljal. Kas mõnedel inimestel on raskusi ka selle tunnetamisega, äratundmisega? Minu jaoks on tunnetus ja tundmine 2 erinevat asja. Tunnetus on rohkem selline minu meelest, või inimesed kasutavad seda rohkem selleks nagu tunnetada, mis siin õhus on. See on siuke nagu, jah. Aga tundmine on tavaline tundmine. Näiteks, kui ma küsin teie käest, kui sa oled närvis, kuidas sa tead seda? Kas sa tunnetad või tunned? Kumb, öelge mul. Tunned, eks ole. Ja kui sul on hea, keegi tuleb, keegi tuttav, sa emalt näed, juba lehvitad, siis sa tunned või tunnetad. Tunned, eks ole. Ja. Nii et siin on see sama asi, eks ole, ehk sa tunned. Kas keegi teist ka ei tunne? Tõstke käsi, kes ei tunne. Kõik tunnevad, eks ole. Aga see ongi see sama sinu võime, tegelikult võime tunda. Ja miks see on vahest keeruline ehk see kesktelje osa, eks ole, sest see on seotud meie nii-öelda emotsioonide anatoomiga, kust meie emotsioonide alguse saavad. Et teadus väidab või õigem on öelda populaarteaduslik osa väidab seda, et emotsioonid on limbilise süsteemi toodang. Aga tõsiteadus ei kinnita seda. Ma jätan pausi lihtsalt. Ma jätan pausis ja natukene vahele, et seda saaks natukene mõelda. Ehk siin võib tekkida, mis asja? Me teame, et aju toodab. Ja me usume, et aju toodab, aga täpselt ei tea. See ei ole teaduses veel kinnitust leidnud. Uurige süvateadust. Ja, aga see pole üldse oluline selles mõttes, et kui sul on emotsioonid, siis sa tead, et nad on sul, sest sa tunned neid. Ja nüüd, kui me räägime vabastamise tehnoloogiast, siis tehnoloogia ütleb seda, et see, et sa tunned, on okei, siit kõik alles algab. Kui sa tunned, siis sa juba tead, et sul on. Ehk ma ütlen selle kohta, et sa teadvustad, et see on. Ehk ma küsin teie käest, kui sul on emotsioon, kas sa tead, et see on? Kas sa tead ka mõtlemata, et see on?
tead, jah? Ja nüüd ma olen natuke insenerlikuks, eks ole. Et kui nüüd mina tean, et mul kuskil siin on emotsioon, siis mida ma sellega ette võtan? Ja siis ma olen loonud ühe sellise vormeli, mis on natuke pikema kirjeldusega, mis, neid on 2 siin raamatus tegelikult. Võtame näiteks sellise rohkem füüsikat puudutava. Füüsikat puudutav vormel on käsklus, mille annad siis sina, see, kes teab, et on emotsioon, sellele emotsioonile teades, et emotsioon on liikumine. Kuidas teile tundub see, et emotsioon on liikumine? Ehk emotsioonide puhul väga sagedasti räägitakse üldse nagu hingamisest ja et siin on energia ja kõik liigub ja samamoodi on ka emotsioon energia. Ja sa annad nüüd emotsioonile käskluse stopp ja jätad kogu selle liikumise seisma mõneks sekundiks. Ja kui sa seda stoppi enam ei hoia, lased lahti sellest, võid avastada, et emotsiooni ei ole. Siin rikutakse energiajäävuse seadust. Midagi teha ei ole. Aga nii see siin töötab. Ja see käib väga lihtsalt, väga niimoodi, praktiliselt niimoodi, eks ole. Ja. Nii et midagi uhuud siin ei ole. Me tunneme oma sisemaailma niivõrd vähe, seetõttu siin raamatus on palju selliseid soovitusi või mitmeid soovitusi, et keskendu sinna ja tee seda. See on nagu juhend. Ehk see on nagu kaart ja nagu kompas. Ehk ütleb palju sa orienteerud oma sisemaailmas. Ma kasutan sõna sisemaailm, kuigi mõni mõtleb, mis sisemaailm, see on ainult kõik need organid ja soolikad ja veri ja aju ja nii edasi. Aga vaata, su enda jaoks on tegelikult see sisemaailm väga vilgas, eks ole, sul on siin mõtted erinevate teemadega, sul on siin mälestused, kujutlused, pluss veel emotsioonid, kas see ei ole vilgas elu? Aga see on ju sinu siseelu, võib niimoodi öelda. Nii et selles mõttes on siin väga hea kasutada sõna sisemaailm. Nii et õpi oma sisemaailma tundma ja asjad lähevad järjest selgemaks ja sa võid avastada ka oma võimekuse, millele see raamat siis viitab ja läbi selle oma võimekuse nende uute tööriistade teha imet endaga, sõna otseses mõttes. Igapäevaelu on minu jaoks olnud väga hea nagu katsetamiskeskkond nendele tehnikatele, aga ma ükskord sattusin floatingusse, mis on soolvees lesimine. See vesi on siis täpselt kehatemperatuuril, ehk siis ma kaotasin kogemuse oma kehast, sellepärast et kehal ei olnud järsku enam kaalu ja ei olnud piirjooni. Kaotasin orientatsiooni, kus on üleval, kus on all, kus on vasak parem või nagu mis suunas ma olen seal hoones üldse, sest ma hakkasingi nagu liikuma seal vees kuidagi hulpima ja ma ei näinud midagi, sest silmad olid või see oli kott pime, ma ei kuulnud midagi, ehk siis kõik meeled kadusid selles mõttes tagaplaanile. Ja mul oligi väga huvitav kogeda, et kes siis olen mina, mis siis järgi jääb ja tuletasin sind meelde hea sõnaga. Ja oligi, et mõtteid tuli, aga mitte eriti palju, ma arvasin, eeldasin, ootasin, et mul on palju huvitavam see endaga olemine, nii-öelda huvitavam. Samas olin üllatunud, et tuli mingeid emotsioone, mida sina võib-olla nimetad taustaemotsiooniks, et tuli mingit kurbust, mis ei olnud üldse mitte mingisuguse hetke olukorraga seotud või ka mitte mingi mälestusega otseselt, lihtsalt tuli mingi selline tunne. Ja neid oli siis mingisuguse vahega või intervalliga. Ja siis ma saingi selle kogemuse, et näed, ongi need 5 keha on olemas, nad on eristatavad ja see vastus, et kes siis mina olen, see oligi selles vahepealses ajas, tõenäoliselt mõtete ja tunnete vahepealses ajas. Kas kommenteerin, mis see 5 keha on? Jah. Muidu on imelik, eks ole natkene. Jah, et on nagu üks muidu on ju. Meil ehk iga inimene kasutab 5 erinevat liiki nähtuseid.
ja selleks, et oleks lihtsam aru saada sellest, ma tavaliselt esitan küsimuse inimestele ses mõttes, et sinu enda avastus on kõige olulisem, mitte see, mida mina kirjeldan. Küsin teie käest. Küsimus on hästi lihtne. Kas see, mida sa tunned, on sinu füüsiline keha? Ehk kas see on üks ja see sama? Kui sa tunned näiteks viha, kas viha on füüsiline keha? Aga armastus? Aga kahtlemine? Uhkus? Ülbus? Üksinda olek? Lihtne küsimus, eks ole. Aga sa just praegu avastasid, et see, mida sa tunned ehk emotsioonid, ei ole füüsiline keha. Meil on juba 2 erinevat asja, eks ole. Emotsioonid, kui me paneme kõik emotsioonid kokku, ütleme, et nad on vitaalsused, sest vitaalsus tähendab elusust, ehk iga emotsioon paneb siin midagi tegema, siis võime öelda, et on füüsiline keha ja on vitaalne osa ehk vitaalne keha. Kas mõtted on emotsioonid? Kas see on üks ja see sama nähtus? Jälle kõik teavad, et ei ole. Kuidas te teate seda? Ja nüüd me saame siit 3. osa. Nimelt sul on mõtted, ehk see on informatiivne osa. Mina nimetan seda mentaalne keha. See kannab endas informatsiooni. Emotsioonid on energia, mõtted on informatsioon, keha teostab mõlemad. Tööriist, niimoodi võtta. Ja meil on 3 keha. Ja nüüd, kas sa oled enda mõtteid märganud? Emotsioone märganud? Füüsilise keha valusid märganud? Kas märkamine on mõte, emotsioon või keha? Kuidas sulle tundub? Või on midagi 4? On 4, jah? Märkamise võime ehk teadvustamise võime on teadvuse omadus. Teadvusel on 7 omadust. Ehk teadvusel on ka vaikus. Teadvustamise võime, eristamise võime, süvenemise võime, arusaamise võime, taipamise võime, intuitsioon ja inspiratsioon. Need on teadvuse omadused, mitte mõtlemise omadused ja emotsioonide omadused. Ja nüüd on sinu keegi, kes märkab. Keegi, kes teab. Ja see on 5. osa. Ja see on, mina nimetan seda tõeline mina. Ja ongi 5 erinevat osa, mis kõik töötavad ühele samal ajal, paralleelselt, tekitades segadust. Nii et kui sa õpid orienteeruma oma sisemaailmas vähemalt 5 erineva nähtuse ehk keha osas, toob see juba palju selgust. Näiteks kui sa küsid enda käest, milles su probleem on, kas ta on emotsionaalne või mõtteline, siis vastus on alati ainult üks. Emotsionaalne. Ja siis saab juba sellega eraldi tegeleda. No näiteks. Sa ütled, et on unikaalsed emotsioonid, 2 unikaalset emotsiooni nagu vastuseis ja hirm. Miks nad on unikaalsed? Ja miks armastus ei ole unikaalne emotsioon? Hirm, no veel kord, et mul on kriia jooga background, eks ole. Aga kriia jooga on praktiline teekond, see on praktilise uurimise teekond, mille tulemus on arusaamine. See tähendab, et arukus kasvab ja teadmiste hulk kasvab, eks ole. Siis vaadates hirmu ja hirmu sündimist või kus ta nagu sünnib, eks ole, siis võib öelda tema sisu uurides, et see ei ole emotsioon, nagu tavaliselt öeldakse, vaid see on midagi rohkemat. Kui tavaliselt kõik emotsioonid teevad inimese rumalamaks, olete pannud tähele? Olete vastanud? Kõik on avastanud või? Siis hirm vastupidi teeb vahest arukamaks. Vahest. Mitte iga kord.
sest hirmul on 3 sellist mõju, üks on siis nii-öelda tekitab afektiseisundi, kus lihtsalt sa tardud, eks ole. Teine on siis see, et sa põgened kabuhirmus, eks ole. Ja 3. on see, et sa hakkad tegutsema mõttetult, aga üliratsionaalselt. Siit tulevad need kangelased ja muud sellised asjad. Ehk hirmu see viimane osa on hästi praktiline, aga mitte nii hullusti, et on vaja kangelast mängida. Ehk kui hirm on doseeritud, siis inimene ongi palju arukam tegelikult. Palju arukam. Ja see näitab seda, et hirm ei ole ükskõik missugune emotsioon, et tal on teistsugune toime. Ja kriiajoogas me teame, et hirm on tegelikult üks kundalini tütardest. Ehk tegelikult see on meie enda teadvus. Ehk teadvust nagu aktiveeriv jõud. Ehk meie arukust rohkem aktiveeriv nähtus. Sellepärast teda joogas ka aktiveeritakse, et olla arukam. Ja vastuseis ja armastus. Vastuseis, kellel on vastuseisu? No kõik teavad, mis see on, eks ole. Vastuseis on, ma ütleks niimoodi, et see on nagu hanguv emotsioon. Ta aktiveerub ja siis hangub ja loob siis sellise barjääri nagu inimese ja mingi asja vahele. Mida rohkem on vastuseisusid, seda väiksemaks muutub inimese maailm. Ehk seda tihedamaks lähevad kongiseinad. Vastuseis võib tekkida ükskõik missugusest emotsioonist lähtuvalt. Vastuseis ei ole mingi spetsiifiline emotsioon. Ja selles mõttes pole ka temast väga midagi rääkida spetsiifilist välja arvatud, et ta nagu või siis see osa, mida ta teeb. Ta lihtsalt tuleb, aktiveerib, loob seina ja ongi kõik ja sa oled maailmast ära lõigatud, ehk ta lõikab sind ära mingitest uutest võimalustest võib-olla ja nii edasi. No paneb sind boksi, eks ole. Ja sa kirjutad ka, et füüsilist valu võib võimendada. Jaa, emotsioonid võimendavad füüsilist valu väga ja väga palju. Ehk kui emotsioonid pealt ära korjata, siis valu läheb normaalseks. Normaalseks selles mõttes, et selliseks nagu ta on, ehk me ei võimenda seda. Aga meil oli vastuseis, armastus oli meil või? Armastus oli ka ja, et miks armastus ei ole üks unikaalne emotsioon? Või kas ta on emotsioon või tausta emotsioon või seisund või... Armastus on liigitatav emotsioonide hulka. Kuigi sellele emotsioonile on antud ülikõrge väärtus tegelikult. No kui ma mõtlen praegu mõne hõimu peale võib-olla, kus on selline macholik olemine nagu hästi hinnatud ja siis on nagu õige värk. Mis armastus, see on oluline emotsioon, eks ole. Siis me leiame, et kuskil on mingid emotsioonid olulisemad kui mingisugused teised, eks ole. Armastuse emotsiooni uurides võib avastada, et seal on väga sagedasti tegemist hoopis omaniku tundega. Et mul on see, me ei ütle, et mul on teine inimene, aga me tunneme niimoodi, et ta on minu oma. See on väga sagedasti seotud omandi tundega. Ja mul on vahest inimestele soovitan teha niimoodi, et kui sul on armastus, see on väga hea, aga omaniku tunde kontrollimiseks palu kellegil seda inimest natukene mõjutada niimoodi, et see näeks välja üle löömisena või kuidagi midagi taolist. Ja vaata, kuhu su armastus siis kaob. See on kadunud, eks ole. Ehk see viitab sellele, et see armastus on tingimuslik. Ja inimesed on sõltuvuses sellest. Nii et hoolimata kõikidest nendest lauludest, mida armastuse kohta räägitakse, on ta ikkagi tavaline emotsioon, aga on olemas veel parem armastus. Kas see on kuidagi nagu laste vastu või see on veel midagi muud, see tõelise mina armastus? Vaadake, tavaline armastus, ükskõik milline ta ei ole, sellel on ka ilmselt erinevaid vorme. Kas keegi oskab öelda, mis see on armastus? Seda vist ei ole siiamaani keegi defineerinud, eks ole. See on proosa, eks ole. Kuid samas kuulub ta vitaalsete energiate hulka. Ja väga võimas, sest armastuse nimel on ju sõdugi alustatud, kas pole?
kakeldud ka võib-olla, võideldud ja olete teinud midagi? No ikka, eks ole, jah. Aga see on saamine ikkagi. Aga on olemas veel üks armastus, mis on tingimusteta. Tingimusteta armastus. See tähendab, ta ei sõltu mitte mingisugustest tingimustest. Seda nimetatakse tolerantseks. Ja see armastus on tõelise mina armastus. Seda nimetatakse kõrgeimaks armastuseks. Sest sellest kõrgemat enam ei ole. Nii et meil on sellised erinevused või erinevad arusaamised, mis on armastus ja mis pole armastus. Ja sellel on väga palju rajatud elus üldse. Aga ma arvan, et tegelikult ikkagi kõik tahaksid seda vankumatut armastust, ikkagi seda tõelise mina armastust, mis võtab ära näiteks vajaduse kuskilt armastust veel juurde saada, kellegi käest norida või saada mingisugust tingimust, et see tekiks või kuidagi säilitada. Seda pole vaja isegi säilitada, sest ta on ja olla hea. Ja selle koha pealt ma tahaks öelda, et iga inimene on sisimas hea. Mitte veendunult, vaid praktiliselt. Nii et kui te vaatate inimesi ja ütlete, et nad on sellised, te näete inimese psüühikat, nad on rikutud psüühikaga, sest nad on õpetatud sellisteks. Nii et inimene, see tõeline inimene, tõeline mina on loomult hea ja ma olen piibliga täiesti 100% nõus selles osas. Ja see on praktiline, mida ma räägin, mitte teoreetiline. Et kui me oleme vabad mõtetest ja emotsioonidest ja täielikus rahus iseenda ja maailmaga, siis tulebki see headus nähtavale. Tead, kui see oleks nii lihtne. No õunapraktikat tuleb teha, ma saan. Ja lihtne pole see sellepärast, et ma väga vabandan, aga me oleme niivõrd palju saasta täis. Meil on, nagu ma küsin teie käest mõne küsimuse, ükskõik mille kohta te on alati vastus olemas. Kas või ma ei tea või ma pole kindlasti, see on ka vastus. Aga kui palju me tegelikult teame ja palju me arvame, et me teame, et siin on suur erinevus sees. Nii et ma arvan, et see on hea raamat selleks, et hakata peale, sest see raamat räägib ainult emotsioonidest. Aga see ei ole ju kõik, millega ma tegelen veel mõtete maailmaga ja teadvuse omadustega ja vooseisundi rakendamisega ja 5 kehast süsteemist on väga sügavad teadmised. See on esimene raamat sellest suurest lõputust varamust. Kas on küsimusi Ingvarile? Tohib? Aigi annab mikrofoni. Aitäh, Ingvar. Laua peal panna. Aitäh. Austatud esineja, austatud publik. Mul on ainult üks küsimus. Kas inimene muutub, kui ta saab aru, mida tähendab sõna Jumal? Aga sa ei ole kohustatud vastama. Kui sa näiteks ei tea, siis sul on täiesti vaba. Luba, ma vastan nüüd. Aitäh. Jumalast ei ole võimalik aru saada. Ta ei ole see, millest me oleme võimelised aru saama. Jumal on see, mida me saame kogeda. Me saame kogeda Jumala lähedal olekut. Ja see juhtub siis, kui sa oled oma tõelise iseendana ehk sellena, mille kohta on öeldud niimoodi, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. See tõeline mina, millest ma räägin, ongi Jumala loodud nägu. Nii et olles iseendana, see armastus, millest ma siin rääkisin, see armastus on Jumala lähedal olek. Ja see on hea. Ja juba see muudab. Kuid sealt edasi on Jumala otsustada, kas see tegelik mina on valmis
sealt väravast sisse astuma või mitte, sest see uks käib lahti ainult ühelt poolt ja mitte siit poolt, vaid sealt poolt. Veel küsimusi? Palun. Kui nüüd keegi tahab edasi minna pärast selle raamatu sulgemist ja 40 päevast väljakutset, siis mis võiks olla veel soovitus järgmisteks sammudeks? Meil on palju asju läbi mõeldud siin. Me pakume täna või alustasime siis nagu, kuidas ma ütlen, kui järelõppega või lisaõppega, sest nii paljud inimesed on käinud õppimas neid asju kasutama, aga nad on jäänud nagu oma pead, sest ma ei uskunud, et see on nii hull on või nii keeruline, et inimesed ei saa üldse aru. Aga tuli välja, et on liiga vähe on olla 2 päeva kursusel, 2,5 päeva ja saada asjad selgeks. Et täna meil meeskond töötab selleks, et inimesed saaksid tulla ja uuesti üles soojendada, teha selgeks endale asjad. Nii et see juba on teos ja samas meil on plaanis raamatulugejatega teha mingisuguseid kohtumisi või mingisuguseid 15 august oli näiteks. Ja, või näiteks veebinare teha hiljem, eks ole, kus neil on mingid küsimused ja võib-olla nad vajavad mingit täpsustusi ja võib-olla mingisugust teistsuguseid teadmised ja praktikaid, et mina sooviksin, et inimesed õpiksid ära nagu päriselt selle tehnoloogia kasutamise, et nagu päriselt abiga tuleks, mitte sellepärast, et lihtsalt, et loeks läbi. Ja ilmselt sellel on mõju elule nagu doomino, et see toob kaasa teistsuguseid suhteid ja teistsuguseid valikuid ja otsuseid ja see on hästi suur elumuutus, nagu sa ütlesid, uuesti sünd. Jaa, see muudab palju. Aga inimväärsemaks, palju inimväärsemaks. Nii et lahendus on olemas. Need loetelud seal raamatus, kui sa püüdsid kirjeldada neid seisundeid, kui siis on need mingid sammud läbitud ja mingid tasemed saavutatud enda emotsioonide haldamises siis või vabastamises, siis need on väga ilusad. See loomulik selgus ja loomulik heaolu, selline kõigutamatu selgus ja heaolu kõlavad väga, väga ilusasti. Ja kindlus. Sa tunned ennast elus kindlalt. No ma vaatan, siin on päris palju inimesi, keda ma olen näinud ka kursustel ja mul on väga hea meel näha neid siin ja ma näen ka muutuseid. Ja ma olen, võiks öelda natuke õnnelik isegi selle üle, et mul on õnnestunud teha osad inimesed rohkem human 2.0. See on sinu elutöö olnud, jah? Ma vaatasin, et 81. aastast saadik. See on kuidagi kujunenud niimoodi, sest ma ei ole kunagi tahtnud õpetada ja kuidagi neid asju teha, aga see on kuidagi niimoodi nagu läinud. Et on olnud inimesi, nad on esitanud küsimusi ja siis ma olen pidanud uurivad vastused anda ja siis see kuidagi niimoodi nagu on läinud. Ja aja jooksul, ma tea, siin mitukümmend aastat ikkagi, kui sa nende asjadega tegeled, sa ikka muutud ikka väga kogenuks tegelikult, praktiliselt kogenuks, ma olen praktik, ma ei ole teoreetik. Ja siis läheb kõik hästi lihtsaks muidugi, aga keeruline on olnud kogu aeg nagu seletada või nagu välja tuua see praktiline pool ja õpetada inimestele kasutama, sest sellest on nii keeruline aru saada, sest inimesed ei teagi, mis nende siin sees toimub. See võtab aega. Aga vaata aastate jooksul ka lihvib ka selle asja ära, eks ole. Ja sellelt on ka raamatud kirjutatud niimoodi nagu lihtsalt, selgelt, konkreetselt, kus iga sõna tähendab midagi. Ühtegi liigset sõna siis raamatus ei ole. Ja selleks, et edasi anda teadmist. Nagu öeldakse, et täiuslikkus on see, kui ei ole enam midagi ära võtta. Ma olen nõus sellega. Ehk siis see täiuslik raamat, et veel täiuslikumat elu elada. Aitäh! Ja aitäh sulle ka ja täiuslik elu. Ma ütleks niimoodi, et elu iseenesest ei ole täiuslik. Aga inimene on täiuslik. See tõeline mina on täiuslik.
seda on väga hea teada, sest kui räägitakse enesearengust ja arendamisest, no ma ei tea, mida öelda selle kohta. Raamatus sa ütlesid, et enese täiustamist meil ei ole vaja, vaid enese kohta rohkem teada. Just nimelt, sest kui siin oli see küsimus siin inimese jumala kohta ja nii edasi, eks ole, ja ma viitasin sellele, et inimene jumal lõi inimese oma näo järgi, siis ongi nii. See on fakt, mitte usk, see ei kuulu üldse kiriku juurde, vaid see kuulub faktide juurde. Ja kui sa avastad, kes sa oled, sa võidki avastada, et sa oledki täiuslik. Nii et kui sa tood selle täiuslikkuse iseendana igapäevasesse ellu, siis avastad, et maailm ongi ebatäiuslik, aga see on normaalne, sest me oleme siin selleks, et tundma õppida maailma, teada saada maailma, mitte sellega võidelda ja nii edasi, teada saada. Sest teadmine on see, mis saab alati sinu omaks. Veel üks küsimus kelleltki? 2, 5? Jah. Tahate äkki mikrofoni öelda, muidu teist ei kuule? Küsimus, et teadvust uuritakse muidugi tänapäeval ka nii-öelda teaduslike meetoditega, et Stanislav Grof, kas see nimi ütleb teile midagi? Olen kuulnud. Aga rohkem midagi? No natukene tean veel üht-teist. Selge, et mina pigem ei uuri teadvust nagu objekti ega inimest ennast nagu objekti. Pigem, kui minust ennast rääkida, siis ma uurin läbi kasutuse, läbi praktilise poole. Ehk minu uurimusobjekt olen mina ise. Sest niimoodi eemalt uurides nagu objekti, mingit ainet, saab teada küll, mis see on, aga ei saa aine ennesest seest aru, mis tegelikult toimub. Nii et seetõttu muidugi ma tean teaduse olemusest ja muudest sellistest asjast, kust ta pärit on ja nii edasi, sest kriia joogas on see ju mingi distsipliin ikkagi, eks ole, mis seal toimub ja nii edasi, et see, mida ma teile siin täna räägin, on jääme väikene tipp ainult. Aga teadvust on kõige lihtsam uurida läbi selle 7 kvaliteedi. Siis saab aru, mis ta on. Vähemalt natukenegi. Kui on huvitav, siis mõtleks, meil on aega veel või? Ei. Ei ole või? No, kõik on suhteline selles mõttes. Kõik on siin, järelikult on. No ma räägin ühe asja veel ära, kui jutt läks teadvusest. Selleks, et teadvusest aru saada nii, nagu see on iidses joogasüsteemis, tuleb aru saada, mis oli enne suurt pauku. Teate, mis on suur pauk, jah? Ehk enne suurt pauku ei olnud üldse mitte midagi. Keegi ei tea, mis oli, sest puutus vaatlejat ei olnud. Aga enne suurt pauku tundus olevat suur tühjus. Absoluutne tühjus. Ei olnud energiat, ei olnud mateeriat. See suur tühjus enne suurt pauku on sama teadvus, mida meie teiega jagame. Sellepärast teadvus ei olegi muutuv. Kas te olete pannud tähele, et teil võib olla selline teadvus, mis on kuidagi seal pooles vinnas või pigem kas on või ei ole? Kas oled teadvel või ei ole teadvel? Teadvus on, teadvust ei ole. Ise ütlesid, kui me minestanud ei ole, siis on. Just, ja. Aga see on nagu lõputu protsess, sest teadvuse enda kvaliteedid ei muutu. Nad sünnist saati, me oleme sündinud teadvusega, nad ei ole muutunud mitte üks gramm, ka nagu tõeline mina. See tähendab, et nad ei ole muudetavad, ehk nad on konstantsed. Siuke
vastus siuke hästi lühidalt niimoodi. ja küsimused lähevad muidugi edasi ja selles mõttes me ise saame avastada nendele vastuseid. Ja muidugi, ega ma ei kavatse kuhugi veel ära minna. Noh, nagu siit ilmast ma mõtlen. jah. Ma arvan, et võime otsad kokku tõmmata siis või tahab keegi veel küsida? Kes küsib? Kes küsib? Aitäh. Kirik. Ma ütleks niimoodi, et kirik on see koht, kus käivad inimesed. Jumalale ei ole kohta vaja. Minu jaoks on Jumal see, kes on kõikjal. Kui mõelda nüüd, mida ta räägib seal, eks ole. Ma toon näite teile. Võtame see suure paugu eelne seisund. Lõputu ruum. Et selles ruumis asuvad aatomid. Selles ruumis asuvad ka kõik need asjad, mida me siin täna teiega näeme, meie kehad, mis koosnevad ka aatomitest. Ehk jutt on kõike läbivast ruumist. Ja kui see eksisteeris enne suurt pauku, ehk enne sõna, enne logost, ja kui pidada seda Jumalaks, siis tundub, et siit midagi hakkab nagu kokku minema, midagi hakkab nagu klappima oma vahel. Ja kui ma küsin enda käest, et kas see kõikjal olev Jumal elab ainult kirikus, siis minu vastus on ei. Ei ela kirikus. Kui ma küsin enda käest, aga kuidas ma ta siis leian, sest nii palju inimesi otsivad Jumalat. Osad ei otsi Jumalat, otsivad Budat, aga nad on sünonüümid. Siis Jumala kohta on öeldud, ta on madalam kui vesi. See tähendab, et on midagi, mis on siin samas, aga mida me ei märka. Me otsime teda valest kohast. Jumal ei ole mingi asi. Ta on see, mille kohta me ei saa mitte midagi öelda, sest iga sõna on vale. Aga ta on. Ma enne mainisin kriia joogat. Jooga, igasuguse jooga, tõsiselt võetav jooga eesmärk on ainult üks. Lõpptulemus on üks. Jõuda tagasi selleni ehk sellesse, kes on madalam kui vesi. Sealt oled sa tulnud ja sinna sa jõuad. Ja kuidas sinna jõuda on teada? Ja see teekond on alati hästi kitsukene, hästi kitsas, ainult läbi tõelise mina. Nii et ma räägin teile kui praktik, mitte kui teoreetik, kes arvab midagi. Nii et Jumal ei ole emotsioon, Jumal ei ole mõte, ei ole kujutlus, ei ole ka teadvus mitte. Ta on ülene. Aga mul pole nagu usu vastu mitte midagi. Kuid samas vahest küsin küsimuse ka saalis olijate käest, et Kristus on olnud 2000 aastat umbes. Budism on veel rohkem olnud. Et kui paljud kristlased, budistid või moslemid on leidnud siis päriselt Jumala. Nagu päriselt leidnud. See on selline küsimus, mis on hästi praktiline, mitte intrigeeriv, vaid statistiline. Kui statistika näitab praktiliselt mitte midagi, siis ma ütleksin, et kuskil on viga sees. Ja see viga oleks hea avastada, korrigeerida, et statistika numbrid oleks teistsugused.
kas midagi veel lõpetuseks? Helgemas toonis. kas see oli liiga morbiidne või? kui te ütlete, no kuulge, kui me räägime lootusest, ma ütleksin seda, et ärge hellitage lootust. Lootus on lollide lohutus, olete kuulnud? Jumalast õige ja peab paika. Ma soovitan teil, see ei ole reklaam, vabandage väga, ma usun, te saite arvu, et ma ei ole siin selleks, et reklaamida midagi. Kui te otsustate, nüüd ma mõtlen, mis sõna ma valin siia, kas muretseda, osta, mis sõna see veel? Hankida. Hankida, mingi sõna veel võiks olla siin. Soetada on hea sõna, jah. Siis tehke see endale selgeks, tehke sisu selgeks ja kasutage. See on universaalne sisu. See ei ole see, et Vilind on välja mõelnud midagi. See on täpselt nii nagu hingamine, me kõik hingame. Meil kõigil on mõtted, me kõik käime kahel jalal. Meie süda lööb kõikidel, see on universaalse sisu raamat. Tehke see selgeks, kasutage. Ja ise näete muutust. See oleks teie jaoks läbi mure. Ja ma tahan veel kord teile öelda, et ma ei müü raamatut. Ma lihtsalt, no ma ütleks, et mul on mure inimeste pärast. Kuhu me inimestena oleme tegelikult jõudnud. Pigem on see selline missiooni teema. Aitäh, Ingvar Vellido. Aitäh. Kes tahab autogramme saada, siis ma istun sinna laua taha ja